Tšau, Parvekassad! Tšau! Täna paneme proovile oma maitsemeeled siis krevettidega, sellepärast et meil on garlic butter ehk siis küüslaugu või maitseaine ja sinna juurde teeme veel küüslaugu või ka ja vaatame, palju see krevett siis talub. Kui hakkame tegema. Nii, kõige esimene samm on see, et me läheme grillile, eks? Ja teada on, see on kiire värk, on ju. Kas me paneme äkki nad vardasse? Ei pane. Mugavam on visata, flip, kui ükshaaval neid keerata. Seda võib küll olla. Nii. No nii, jah. Ühesõnaga, teeme selle värgi, et paneme krevetid vardasse, siis meil on lihtsalt endal lihtsam seal grilli peal toimetada. Samal ajal, kui sa paned vardasse. See oli kaste. No see ei ole kaste, aga see on suplus. Või imelihtne. See on väga lihtne see. Yeah. Siis võtad 20 küüslauku. Tšau. Sidrunit pisut. Jah. Ja koorik loomad tahavad apet. Võime võtta seda sama garlic butterit ja panna ka siia, siis see maits oli täpselt selline. Et see oli garlic butter. Et see oli garlic butter, jah. Nii, maitsistame. Jah. No, ma võin sulle öelda maitse ja kõige järgi, et see ei ole lihtsalt mingi küüslaugu või. Ei no, teades Heat Railsi, siis temale meeldib seal kasutada ka neid võimendajaid, et... Jaa, aga siin on mitte ainult võimendajad, vaid siin on ka mingid paukoli pisut. Nii et... No, mustad pipraterad. Nii, aga grillile, siin ei ole midagi. Tšauh ja kohe see ja ettevaatus, see käib nüüd põrgulikult kähku. Noh, tegelikult idee on ju selles. Jep. Et no mul ei ole kaitsekinnast all praegu, siis ma võin öelda, et päris valus on. Aga, et mitte mingit meeletut leeki tekitada, sest teile see ei meeldi, paneme kinni ära ja selle tahame sulama saada. No, tegelikult need on just kui seal, on ju. Et see temp on kreveti jaoks. Mis ta olla võiks, Martin? Ma ei ole isegi krevetti kunagi mõõtnud. Aga hakkab nägu küll olema, et on seal maal. Anna tsipa veel ja tõmbame vardast maad. Tegelikult, veiduskud, mul oli plaan ju, et ma tõmban nad siia sisse, nad siin sees kulvivad natuke aega. Jaa, aga siis vaatame. Sul on? Mul on. Sul on? Mul on. Kõik. Ja siis jätame korraks siia peale veel. Ja siis me sööme. Ja valmis ta saigi? Jaa. Et siis küüslaugu või krevetid. Küüslaugu või krevetid küüslaugu võiga. Jah. Niipidi. Jah. Aga maitseme siis. Jaa. Praegu võib-olla tirtsu ootaks seda sidrunit. See, mis meil sai otsa, muidu oleks peale pannud. Et oleks natukene hapet juurde, aga maitselt väga hea.
ja perfektne küpsus. Et siin alati ei peagi neid megatriipe taga otsima, et selles suhtes, et pigem madalama. Küpsus olgu õige. Küpsus olgu õige ja et ta ei oleks kummikuul. Ja teine asi. No meil läks ikka väga vähe aega. Ei no, temaga lähebki väga vähe aega. Et kui ruttu saab krevetid tehtud näiteks endale lõunaks, õhtuks, mis iganes, siia veel peterselmi midagi sisse, teed selle kokteilkastme kõrvale, mis on ühes teises videos olemas ja sul on õhtusöök, missugune. Mingi roheline salat või mis iganes veel. Imelihtne. Küüslaugu või ka krevetid on väga maitsvad. On küll, jah. Nii et cheers, Martin ja... Cheers, jah. Ja teie proovige see järgi teha ja tulge järgmine nädal tagasi, sellepärast, et siis on uus retsept. Tšau! Tšau!